Nii, tere! Mina olen, mina olen Maila müstilisest maailmast ja teate, mul tuli praegu selline tahtmine teha üks selline lihtsalt mingi tavaline tore video, mille tõmbas üles just natuke aega tagasi sõin ja mul oli keegi, kes kirjutas mulle ja tähendab, häälsõnumeid rääkis, üks tuttav mulle rääkis häälsõnumitega, mida küsis, siis ma mõtlesin, et okei, et ma saan ära, et ma vastan, aga siis see asi läks nii põnevaks, et ma lihtsalt helistasin talle ja siis ühesõnaga ma ütlesin kohe alguses ära, et või vabandust küll, et täissuuga tegelikult ju ei räägita, aga et nii põnev on, et ma pidin sulle rääkima. Ja ma ei ole muidu kunagi niimoodi täissuuga rääkija, et ma nüüd kellegi helistades või kellegiga suheldes, et olen täissuuga siis rääkima hakanud. Ja teate, kui lahe oli niimoodi, et midagi, eks ma selle oma kaksampsu närisin ära ja siis saime oma jutud aetud ja siis ta ikka häälsõnumite kaupa on ja ta saatis vastu ja nii lahedalt see naine ütles mulle, et tead, et mis asja, et ühesõnaga niimoodi, et ta ütles, et teda on alati hullult häirinud ja ütles, et mingi asi, et ta sai aru, et mingi asi tõmbas tal üles mingi teema, et ta alati häirib, kui inimesed täissuuga räägivad ja sama on minu endaga ju olnud. Aga kuidagi selle just aktiivselt, ma just pidin temaga selle asja üles tõmbama nii-öelda, et vaata see trigerdus, eks ju. Ja siis midagi, muidugi mul oli siis juba söödud, siis ma talle vastasin selle häälsõnumiga, ütlesin, ma sain südamest naerda, sellepärast, et kujutad ette, et siin me kunagi niimoodi täissuuga ei räägi teistega, kodus oma perega oleme, siis vahest ikka juhtub ja söögilaua taga ajad juttu, aga just see, ja siis tõmbad just sellel inimesel üles selle teema, kellel on see teema, on ju. Ja siis mul tuli sellega seoses meelde, et mind ennast ka kunagi häiris õudselt, kui mu ema sõi suppi ja tal kuuma suppi sõi. Mina alati ootan ära, kui ennast see natuke jahtub, et ma saan normaalselt süüa, ja siis ema sõi alati niimoodi mul suppi, et ja siis ka söögikohtades samamoodi on häirinud, ja siis, kui mingi aeg oli üks enda lähedane inimene, tegi samamoodi kuuma suppi ja siis ütles, kuidas seda suppi siis süüakse, et kuumalt süüakse. Ja ma ütlesin, et muidugi süüakse, mul lihtsalt oma teema, aga mul tuli see meelde ja see ajas mind nii naerma, mõtlesin, et teeks väikese saatekese see, kuidas need asjad, mis meid võib-olla häirivad teiste juures või on häirinud, pigem ütleks, et on häirinud, eks ju. Ja need teemad, siis tuleb just see inimene, toob sulle need üles, kes ise tegelikult ei kasuta neid, aga samas, kes on selle samase teemaga on siis olnud, nii-öelda teda on häirinud need teemad ja mind ennast on ka ju häirinud selle konkreetse näite puhul ja see ajas nii metsikult naerma ja siis mõtlesin, et okei, no vot, näed, selle teema peal ma teengi. Et vot, kui mingi asi üles trigerdab teil, selline asi, et siis alati öeldakse niimoodi, et vaata, mis sinus endas on sellist, mis sulle ei meeldi, et see teine on sinu peegeldus. Aga teate, mis veel on sellega seotud? Et alati ei pea olema see, mis on peegeldus. Et on ju ka need asjad, mis näitavad sulle ära ju, et järelikult minul küll on olnud ülinõudlikkus enda suhtes. Ja siis muidugi, vaata, kes ei tee selliseid asju ja kui keegi teeb, siis olen kohe mõelnud niimoodi, et issand kui õudne on ju kõrvalt vaadata, issand kui jube on kõrvalt vaadata niimoodi. Aga samas, ega meie ju teisi ei saa ju muuta ju. Aga mida me saame vaadata selles suhtes on vaadata enda sisse, miks see teema mind kõnetas, miks see nii-öelda trigerdas üles mul, või need teemad üldse, et mis asi see on, mis häirib mind. Ja see ongi iseenda ülinõudlikkus. Ma olen varem ka ülinõudlik olnud enda suhtes, ega nüüd ka õpin mitte väga nõudlik olema. Siin ma olen oma õmblemisega. Tegin omale pühikseeliku valmis ja mõtlesin, et teen endale ühe laheda pühikseeliku, millega on siis hea olla. Ükskõik milliste kampsunite, paned kampsuni alla, paned selle peale, et maru äge on ju. Nii, ja kujutad ette, teen mina valmis, aga ma olen ju
olen ju 15 kilo alla võtnud, eks ju, ja teen valmimise, vaatan, joh ei tii, mul tütar hakkas ka kõva aega naerma selle peale, et kuule emps, et sa oled nagu pall sellega. Aga vot see ülinõudlikkus enda suhtes on erinevatel asjadel trigerdab niimoodi ülesse ja nagu seesamane täissuuga rääkimine, täitsa lõpp, eks ju, ja saime mõlemad kõhuda ja naerda ja mõtlesin, ma teen selle väikse video selle peale, kuidas trigerdavad asjad võivad tegelikult meil teinekord hoopiski mingi endasse panna vaatama seda, et kelle või mille suhtes ma olen ülinõudlik. Sellepärast, et küll kõigil inimestelt käituvad nii, nagu nad tahavad, on nii, nagu on, et meil saab olla nii, et kui meile ei meeldi midagi, kas me siis ei suhtle selle inimesega, ei ole seal seltskonnas või kui peame olema, siis me mitte ei keskendu sellele asjale, mis meid häirib, selle häirimise peale, sellepärast, et sellega me ju niikuinii seda häirimist veel rohkem võimendame. Ja et me keskendume siis õpime ennast lülitama sellelt asjalt ära ja õpime siis lülitama ennast positiivse peale. See on nagu mõttemaailma muutmine, aga see ei tule kohe nips üleöö, on ju. Et on ikka niimoodi, et hakkad vaikselt oma mõttemaailma muutma. Et kui on negatiivsed mõtted, siis hakkad jälle tühistama, siis mõtled kohe positiivse peale ja siis teed endale sellisest mõtte ümber lülitamisest, teed endale sellise kas siis igapäevase ülesande, on ju, ja lõpuks see käibki juba väga kiiresti ja siis ei häirigi need asjad enam. Aga jah, et see ülinõudlikkus, et see on ikka üks huvitav teema ja väga palju olen ju ka kohanud inimesi, kes ongi hästi kriitilised on olnud ka nii, et oi, vaata, kuidas see käib ja vaata, mis sellelt seljas on, oi, vaata, see ei sobi üldse talle ja puha, et neilt ei ole ju küsitud seda arvamust. ja siis mõtledki niimoodi, et isegi seal numeroloogiliselt on ju numbrid, mis numbrite keele lehe pealt on hea kuulata neid saateid ja et ongi sellised, et kus inimene ongi ülinõudlik, et ülinõudlik enda suhtes, no esiteks ongi enda suhtes ja siis, kui endas ei suuda neid asju nii-öelda ära läbi töötada ja parandada, siis sul tekib ülinõudlikkus, tekib siis juba selle teise inimese suhte või teiste inimeste suhtes. Ja kui see teema tuleb üles, siis selle peale ei tasugi üldse vihastada, ongi niimoodi, et tead, sa vahest on humoriga väga lihtne asju ravida ja siis mõtledki niimoodi, et huvitav, et kus kohas ma enda suhtes olen veel ülinõudlik. Ja siis, kui sa seda hakkad mõtlema, isegi kui sa esitad endale küsimuse, tavaliselt kui ma üksi kodus olen, esitangi kõva häälega küsimuse, normaalse häälega nii. Ja siis sa esitad endale küsimuse, et kust kohast tuleb mul see ülinõudlikkus. Ja tead, see vastus tuleb nii, et see võib väga ruttu tulla. Ja see võid ka muidugi ka tulla kaugema aja peale, aga hakkake mõttes treenima ennast ümber. Kui tuleb mingi, teinekord on ikka niimoodi, vaatad mõnda, tuleb naer peale. Nii. Ja siis mõtled ka niimoodi, et ei naera või ei ütle midagi, ei ole minu kommenteerida. Ja siis lihtsalt mõtled teistmoodi. Mõtled, et issand, kui tore on. Näiteks kes kuidas riietub, igaühe enda teha on ju, kuidas neil on võimalused, kuidas neil on need, kes üldse paneb rõhku riietuse peale. Teised võib-olla täiesti teistmoodi asjad võivad olla tähtsad hoopis inimestel. Ja siis mõtled ka niimoodi, et aga kas ma tahaksin, et mind kritiseeritakse või? Ei taha, on ju. Jälle sama nii, et tapad ennast juba mõttelt ja siis mõtled ka niimoodi. Las ta olla, tema vabadus, tema valikuvabadus on ju. Et isegi, et kui teda see häiri, et mis see minu asi on ju. Et see ju mind ka ei peaks häirima. Et ikka see asi, mis üles tuleb, on ju enda sees. Ja kõige parem on jah, tõesti selle huumoriga, aga mõttemaailma muutmist tohutult. Ja teinekord on ka lihtne asi, on ju, et sa pead ka, ma teile õpetan selles samas praeguses saates, õpetan teile seda andeks andmise, andeks palumise sellise laused, mida ma olen kasutanud teraapiates väga ammu aastaid.
ja mis on väga tõhus, ma vist ühes saates ka rääkisin seda, et ma kunagi teile selle palvekese siis siia ette loen, et te saaksite hakata ka järgi kordama ja kuulama ja kasutama ka võib-olla enda töös, terapeutidel on ju hea kasutada enda töös, sest see on tõesti tohutult vabastav. Ja sama ka ju iseenda suhtes. Et kui on mingi ülinõudlikkus või ülikriitilisus enda suhtes ja mis muidugi ka hakkab juba ennast peegeldada välismaailma ja tõmban ju ka sellised olukorda ligi, ja siis tehke see palvekene läbi, tehke need laused läbi. Ja kui te neid loete, siis lugege mitu korda läbi. Ma vist teen isegi niimoodi, et ma loen selle niimoodi läbi, et algul normaalses tempos ja siis teist korda ma loen niimoodi, et ma jätan parajad vahed, et te suudate, kas siis, kui te üksinda kodus kuulate seda videot, et suudate või saate seda korrata järgi niimoodi, et nagu keeleõppel on. Öeldakse ette ja siis jäetakse siis sellel vahe, et sa saad korrata seda järgi. Ja siis korrake läbi ja pärast, kui tahate, pange pausi peale, vahepeal kirjutage need laused endale kuhugi paberi peale. Et ma ei oska siia panna veel üles, ma pean alles õppima seda, et ma ei oska panna üles, et ma paneks teile teksti või mingi pildi niimoodi, et küll ma ära õpin. Ja täiesti panetegi vahepeal pausi peale, kirjutate üles, panete pausi peale, kuulate jälle panete pausi peale, kirjutate üles ja teil on hea seda palvekest niimoodi kasutada, kas isiklikult või siis omal näiteks töös, kellel on hästi rasked asjad ja on ikka, eks meil on elu jooksul ju küll on olnud sellisi olukordi, kus me oleme siis öelnud mingid laused või sõnad, mida me ei ole mõelnud, on ju, teised on näiteks seda väga hinge võtnud ja siis vastupidi ka, on ju, keegi ütleb midagi, üks on tugevam, ei võta hinge, teine võtab hinge, mõni on nii hingeline, et võtab ka need asjad, mingi teatud süütunne näiteks enda sees hakkab tööle ja võtab mingisuguse asja täiesti ka ilma asjata kellegi süüdistuse, mis tema tunded, tema nägemused on ju, ja kui keegi süüdistab, siis mõtled, et sa ei ole ju selline, sa võtad nii hinge, et miks ta mulle niimoodi ütles. Aga alati ju me ei hakka ju mõtlema niimoodi, et issand, et äkki tal on midagi endal viga või miks ta niimoodi ütles, et äkki tal on abi vaja. Abi sa ei lähe ju pakkuma, isegi kui on vaja ju. Kui ei küsita, siis ei paku. Ja sellised olukorda on meil elus hästi-hästi palju olnud. Või me oleme midagi sellist teinud, mis kellelegi ei ole meeldinud, kellelegi ei peagi meeldima, aga üleüldiselt ikka ju. Ja või on siis vastupidi, keegi on midagi teinud, öelnud ja see pole meile meeldinud ju. Veel hullem, kui on need teod ja sõnad ju kahjustanud inimesi. Aga seesamane lihtne palve läbi korrata ja see vabastab iseendast kõiki neid haiget saamisi, kõiki neid pigem ikka selliseid hingelisi haiget saamisi, mis meil on elu jooksul igasugustest hetkedest ja kogemustest hinge jäänud, jäävad ju ikka ju tihtipeale jäävad halvemad asjad meelde, need asjad jäävad inimestele meelde, kuidas nendel on haiget tehtud, aga kui on mingisugused sellised helgemad asjad ja need jäävad ka meelde, aga millegipärast inimestel kipuvad rohkem meelde jääma siiski just need negatiivsemad asjad, just need halvemad asjad. Haiget saamised ja mis on ka loomulik, eks ju, me oleme inimesed, meil ongi niimoodi. Ja nüüd ma siis hakkan teile seda ette lugema. Mul on võib-olla paberi peal ka, aga tegelikult mul paberi peal ei ole eriti hea lugeda, isegi ma loen selle peast, sellepärast, et siis ma samal ajal mõtlen ja tunnetan paremini. Ühesõnaga, palve on selline, et kõigepealt ütletegi niimoodi, lihtsalt kui te seda ütlete, siis te ka isegi kaasa, kui ma praegu loen, võite ka täitsa kaasa mõelda, lihtsalt kuulata ja mõelda nii, et palve on siis selline, et palun andeks kõikidelt hingedelt
nii elavatelt kui surnutelt, nii selles elus kui ka eelmistest eludest, kellele ma olen halba teinud, nii mõtte, sõna kui teoga, nii tahtlikult kui ka tahtmatult. Palun teilt kõikidelt andeks. Ja annan andeks kõikidele hingedele, nii elavatele kui surnutele, nii selles elus kui ka eelmistest eludest, kellele olen mina halba teinud, nii mõtte, sõna kui teoga, nii tahtlikult kui ka tahtmatult. Nüüd ma kordasin 2 korda. Palun andeks. Palun teil kõikidelt andeks, okei. Et teine oli ja annan andeks kõikidele hingedele, nii elavatele kui ka surnutele, nii selles elus kui eelmistest eludest, kellele olen mina halba teinud või kes on mulle halba teinud, vaadake kui huvitav, kes on mulle halba teinud, palun annan andeks nendele, kes on mulle halba teinud, nii mõtte, sõna kui teoga, nii tahtlikult kui tahtmatult. Annan teile kõikidele andeks. Nii. Ja seesamane lause ma kordan pärast aeglasemalt, siis ma katsun, ega see ka ilmaasjata ei olnud praegust, eks ju. Järelikult on andeks antud juba nii palju kõik asju, on vaja ainult andeks paluda. See on jälle mu isiklik teema praegust järelikult, sest miks ta läks selle koha pealt mul sassi, mul ei lähe see muidu kunagi sassi. Et jälle huvitav, trigerdab ülesse. Aga no eks ma vahepeal siin piilusin ka, ma pean selle paberi kõrvale panema, siis ma lihtsalt ei hakka seda piiluma siin. Nii, aga just see palve, et annan teile kõikidele andeks või palun teil kõikidelt andeks. Me ei pea hakkama ühe kaupa hakkama meenutama või mõtlema, või kas ma olen sellele halba teinud, kas ma olen sellele. Sest meil on, kõigil on ju, kellel pikemad, kellel lühemad elud olnud. Ja lihtsalt ei tule need asjad meelde. Ja siis ongi niimoodi lihtne öelda, et palun teilt kõikidelt andeks. Kui sa seda täiesti südamest loed, siis sa ütledki, et palun teilt kõikidelt andeks. Ja siis tõesti ongi kõikidelt. Mitte niimoodi, et ei tea, kas keegi jäi vahele. Et lauses on, sõnas on väga tugev vägi. Ja siis ka, et annan andeks kõikidele hingedele ja siis lõpuks ütledki niimoodi, et annan teile kõikidele andeks. Ja siis võite isegi mõttes või päriselt, kui üksida olete, kui te seda häälega loete, kui mõttes loete, siis võite ka mõttes täiesti kummarduse teha, aga võite ka täiesti reaalselt tehagi, loete endale ette ja teetegi sellise väikese kummarduse, et konstellatsioonis kasutatakse ka seda kummarduse varianti. Ja see vabastab nii palju teist, et tohutu koorem, mis ära langeb. Ja kui tunnete, et mingil ajal tahate veel seda läbi lugeda või ikka koguneb ju, jälle aja jooksul ikka koguneb igasugu olukordi peale. Et tehke seda, kas või kord aastaski. Et võib muidugi ka tihedamini, aga lihtsalt, et teil endal hakkab kergem. Seda ma olen tõesti vist mingisugune, issand, ma ei teagi, äkki mingi 25 aastat. Ma olen seda samust palvet kasutanud teraapiate juures. Võib-olla isegi rohkem. Jah, võib-olla tõesti isegi äkki 27, peaaegu 30. Ja vanasti ma kasutasin seda hästi palju, aga vahepeal ununes ära. Ja siis tulid keegi, kes tuli teraapiasse, oli vaja seda kasutada ja siis aastate taguselt mul tuli uuesti meelde see asi. Ja ma tegin temaga läbi selle ja siis ma mõtlesin ka niimoodi, et vaata kui hea ta tuli, sellepärast, et ta nii väärtuslik asja tuletas mul uuesti meelde. Ja siis mõtlesin ka, et kuna see tänane trigerdusteema tõmbas teema ülesse, et sellega seoses saate ka endale ja oma nõudlikkuse suhtes ju samamoodi andeks anda. Et ikka peab mingi teema tulema ülesse, et juhiks tähelepanu sinna, et millega sa parasjagu tegelema pead. Ja kuna minu kohustus on selle elu ülesanne on anda oma hääle kaudu teadmisi ja õpetada inimesi
siis on noh, siis ma niimoodi teengi, et annangi oma järjest teile oma neid meetodeid edasi, mis on mul aastaid väga hästi inimeste puhul toiminud. Ja ma ei tohigi neid endale jätta. On asju, mida muidugi ei anta edasi ja mida hoitakse endale, aga samas on ju kõik, kas või see reikigi on ju, et reiki ajalugu on ju niimoodi, et doktor Usui oli siis erinevad versioonid on, aga selle, kus mina olin selle reiki koolkonnas, seal oli siis niimoodi, et doktor Usui õpetas siis usuteadust oma õpilastele ja keegi õpilastest oli siis küsinud, et kuna Jeesus tegi kätega ravis ja tegi igasuguseid asju ja ütles, et teie saate ka tegema niimoodi ja rohkemgi veel. Ja siis need õpilane siis keegi seal ülikoolist siis küsis, et aga miks siis tänapäeval ei ole? Miks siis tänapäeval keegi ei saa kätega ravida? Ja siis Usui vastas talle selle peale niimoodi, et ta muidugi ei teadnud ja ütles niimoodi, et aga ma uurin selle järgi, ma ütlen selle vastuse teile hiljem. Ja siis ta mõtleski niimoodi, et läks siis palverännakule ja siis ta 21 päeva siis oli seal mägedes palverännakul ja ootas, kuna siis tuleb kõrgemalt poolt talle see vastus ja siis ta mõtles ka niimoodi, et ei tulegi, et siis pole midagi. Ja enne seda, kui ta loobus sellest, ta hakkas mäest alla tulema, mõtles, et ta enam muidu tervis ei pea vastu, on ju, et ei jõua nõrkeb ära sinna muidu. Ja hakkas siis alla tulema, siis hakkasid tal tulema need reiki märgid, need sümbolid ja need teadmised. Need tulid tal selle ajaloo järgi niimoodi, et tulid just nagu selliste kuldsete selliste nagu seibimullides on ju, selliste kuldsete mullide sees tulid need sümbolid ja nad tulid nii aeglaselt, et ta suutis need endale meelde jätta. Ja siis ta saigi selle teatud siis selle pühitsuse ja kui ta siis tuli mäest alla, siis oli tal 3 juhtumit, kus kõht muidugi tühi, läks siis kuskile vanal ajal ka need kõrtsud värgid. Läks siis sinna, et tahtis 2 portsu süüa ja siis rääkis oma loo ära, mis on, kuidas ta seal käis seal mägedes, siis käis mediteerimas ja vastust saamas ja siis kõrsmik ütles talle niimoodi, et nii korraga, kui sa oled nii kaua aega paastunud, sa korraga ei tohi nii palju süüa, et sul kõht hakkab valutama. Nii, aga tema mõtles, et ei, sest ei ole midagi, on ju, et ta ikka tahab, sõi oma mitu portsu ära seal ja siis eks kõht hakkaski valutama, siis ta pani oma käed endale kõhu peale. Ja natukese aja pärast oli siis see kõhuvalu kadunud, siis tal oli veel seal, lõi varba ära vastu kivi, siis jälle hoidis kätt peal ja kadus see varbavalu ära ja niimoodi oli tal siis 3 sellist juhtumist ja siis ta sai aru, et ta saabki kätega ravida. Ja muidugi sealt tema üliõpilased siis said oma vastuse ka kätte, kuidas see võimalik ja siis ta algul muidugi suurest, ikka vaata uus asi on maru äge ja siis hakkas siis teisi ravima, siis ta algul tegi tasuta seda kõike, siis ta muidugi sai teada, et ta, kui ta ennast ei väärtust, on ju, et ta selle eest ei küsi tasu, et siis inimesed ei hinda seda. Ja siis ta muidugi hakkas siis tasu eest küsima ja siis ta tegi isegi, et see väärtuslik teadmine kaotsi ei läheks, siis ta tegigi oma esimese reiki kliiniku. Ja sealt edasi juba tulid, siis ta õpetas edasi need oma teadmised ja tarkused ja tal need pühitsused, millega siis aktiveerida siis inimestesse see nii-öelda reiki kanal on ju. Ja siis omakorda see tegigi doktor Hayashile, selline nimetus, eesnime me ei mäleta kahjuks, ja tegi Hayashile edasi, need andis need pühitsused ja teadmised ja siis, kui meesterahvaste seas oli huvi väga väike, siis ta edasi juba
mõtles, et hea küll, et hakkab ka naistele neid teadmisi edasi andma. Vaata, ajaloos on palju asju, mis on niimoodi, et meeste asjad ja siis on niimoodi, et naistele mingeid teatud asju õpetata. Nüüd on muidugi see nii-öelda ebavõrdsus, noh, ei ütleks päris ära kadunud, on ju, aga palju-palju vaiksemaks läinud. Ja siis ta tegi edasi, andis oma pühitsuse Madame Takatale. Tema omakorda siis oma tütrele, Preili Furumotole. Ja nii see muidugi läks järjest. Sellest siis ongi see reiki tulnud, aga kõiksugused need teadmised, vaata, kui see usui ei oleks läinud sinna, kui tal ei oleks õpilane küsinud sellise asja kohta, millele ta vastanud, ta oleks võinud öelda, ei, ma ei tea, ma ei oska vastata, aga ta ütles, et ma uurin selle välja. Ja läks ja uuris välja ja kui ta poleks seda teadnud, siis poleks seda väärtuslikku teadmist maailmas olnud. Ja ma olen samamoodi mõelnud, et kui mina olen saanud mingisugused teadmised, mis ei ole kuskilt nii-öelda laia tarbekaup, eks ju, siis ja kui mina näiteks kunagi siit ilmast lahkun, on ju, ja siis ma lähengi oma teadmistega nii-öelda ära ja jäävad mingisugused teatud väärtused, mida just mina saan pakkuda, edasi õpetada, need jäävad inimkonnale teadmata. Aga see on nii äge, et praegust on hästi palju erinevaid koolkondi, erinevaid, kõikvõimalikke erinevaid just vaimse arengu ja siis teiste aitamise neid meetodeid. Ja see ongi just lahe, sest meie ajastu, mitte kunagi ei ole sellist ajastut olnud, vähemalt teadaolevalt, et kus oleks nii palju võimalusi meile antud, aga mis on ka miinuspool tänapäeval on see, et ei ole ka kunagi olnud nii palju mahategijaid ja skeptikuid. Nii et vaadake kujutel, kõik on tasakaalus, on ju. Nii, ja siis ma sellest oma reiki sellest liinist üksiti siis võin teile sellist asja ka rääkida, et erinevaid koolkondasid pidi on need asjad tulnud, et aga minu õpetaja, reiki õpetaja, kellelt mina oma pühitsused sain ja käisin koolitusel, siis tema sai enda pühitsused, sai just nimelt Kanada väliseestlaselt, sellelt samaselt Preili Furumotolt, kes oli siis ja sealt kaudu oli, ma praegust valetan teile, et Preili Furumotolt sai Leili Terts, oli Kanada väliseestlane, tema sai oma pühitsused Preili Furumotolt ja tema siis tegi siis siin Eestis ühe koolituse, kui ta käis, see oli ammu aastaid tagasi, 30 kindlasti. Ja siis seal tema kursusel siis minu õpetaja, reiki õpetajaga osales. Ja siis ma olen mõelnud ka, et ma olen väga tänulik olnud selle üle, sellepärast, et kui doktor Usui sai esimesena teada need asjad, hakkas edasi andma, järgmine oli doktor Hayashi, siis oli Madame Takata, siis oli Preili Furumoto, siis oli Leili Terts, siis oli minu õpetaja ja siis olin mina. Nii, mina olin sellest otsesest Usui liinist, olen 7. liin, kui märgiline tähendus on number 7. Ja peale minu kõik, vaadake kui lahe on ju, number 7 numeroloogiliselt peab vaimsete asjadega tegelema, peab neid asju edasi andma. Ja minu õpilased, kes mul on olnud kõik, on number 8. Raha ja karmamärk numeroloogiliselt. Et 2 varianti, kas väga neil see reiki võiks olla väga hea rahaline tööriist. Ja kui karma asi, kui on plussis, siis nemad saaksid väga hästi ka selle reikiga, sealt tuleb ka see reiki märk, mida ma tahtsin teile näidata, mida ma ühes loengust rääkisin ja mida ütlesin, et mul tulid takistused, ma ei saanud edasi anda, sellepärast, et oleks tulnud muidu mingisugused jamad. Nii, ja kujutate ette, kõik minu reiki õpilased, kes on 8, siis nemad saavad ju murda vanu karmasid väga kergesti. Nemad saavad selle reiki asjadega väga hästi
rahalist küllust endale luua. nii et väga lahe. nii, ja varem ma kunagi selle peale niimoodi ei ole mõelnud. nii et elu on põnev, et ükski asi ei tule sulle niisama. et jumala lahe ja, aga ma lubasin teile nüüd ennem selle samuse palve lugeda siis aeglaselt niimoodi, et te saaksite korratagi järgi, panna vahepeal pausi peale ja korrata järgi. Või mitte pausi peale, vaid lihtsalt korrata järgi. Et ma teen selle samuse palvekese nüüd uuesti, aga ma panen selleks ajaks omal silmad kinni, sellepärast, et siis ma keskendun sellele ja siis mul ei lähe sassi. Niimoodi, et olete valmis, siis hakkame pihta. nii, kõigepealt siis palun andeks kõikidelt hingedelt, nii elavatelt kui surnutelt, nii selles elus kui ka eelmistest eludest, kellele ma olen halba teinud, nii mõtte, sõna kui teoga. palun teilt kõikidelt andeks. ja annan andeks kõikidele hingedele, nii elavatele kui surnutele, nii selles elus kui ka eelmistest eludest, kes on mulle halba teinud, nii mõtte, sõna kui teoga, nii tahtlikult kui tahtmatult. annan teile kõikidele andeks. nii, väga hea. nõndamoodi, et siis on teil hea seda palvekest läbi töötada ja nüüd on see väga valguses ja nalja kohta, nii et seesamune nii-öelda enesekriitika ja kõik muu asjad, eks ju, mis tihtipeale meil kõigil on ikka olemas mingil määral, kellel vähem, kellel rohkem, et nüüd ma hakkan oma seelikut ümber tegema. seda hakkan ma nüüd kitsamaks tegema, sellepärast et no mis sa teed? Mul on ennemgi niimoodi juhtunud, et nii-öelda vanast rasvast õmblen endale asja või siis ma lähen poest ostma või tellima endale asja ja võtan kohe automaatselt selle vana numbri ja siis mul, tavaliselt ma ikka saan kohe aru ja mõtlen, et come on, et on see juba suur, mul ei ammu ju. Ja siis ei ole veel harjunud seda väiksemat numbrit võtma. Ja endal muidugi tuleb alati ka naer peale, aga see oli ikka täielik mäng, et õhtuti võtan endale aega ja siis katsun teha, et poole ööni, et ruttu valmis, mõtlen, ma ikka ei viitsi enam, et homme ka päev on ju. Ja siis ka kõik asjad tulevad vahele ja siis, kui nüüd eile siis see päev tuli, mis homme oli ja hakkasin seda siis, sain valmis ja täna veel panin nööbid ette ja et hea trakse kinnitada ja panen siis selga ja laps küsis ka, et mis mõttes pihikseelikut endale, kuule emps ei ole nii vana, on ju. aga tegelikult on äge, päris valmis saan, siis ma panen omale sinna selle õmbluslehe peale üles selle pildi, et ma sinna müstilise maailma peale neid õmblemisasju ei pista üles, et mul on seal Facebooki leheküljed on Maila Miia disain on, kus mul on siis need õmmeldud asjad üleval, aga kuna ma nüüd ei taha enam teistele väga õmmelda, siis esiteks mul ei olegi aega, eks ju, ma õmblen mõnu pärast enda jaoks, et ma ei taha, et see mulle muutub kohustuseks, sellepärast et kuna mu eluülesanne on oma neid teadmisi ja asju üles anda ja teid inspireerida, siis ma ka keskendun rohkem sellele ülesandele ja edastamisele ja inspireerimisele.
ja siis mul on veel seal Facebookis ka Maila-Miia disaineehted, et ma tegin mingi aeg seda kullasepa tööd päris hoolega ja nüüd on see samamoodi soiku jäänud. Ja siis vahepeal isegi mõtlesin et ma müün need kullasepa tööasjad maha, et mis ikka see tuba seal seisab niisama nende asjade all. Aga noh, mees tahtis, et ma hoiaksin neid tööriistu, et ma ikka et ma saaksin talle teha mingeid ägedaid ehteid, et kui ta tahab. Ja mõtlesin, et hea küll, las ta siis olla. Et iial ei tea. Leiba ei küsi, süüa ei taha nad, siis las nad siis olla. Aga jah, lihtsalt on see, et kui sa leiad selle lõpuks ometigi oma selle eluülesande, ma olen seda muidugi ammu teadnud, aga ma olen tagasi lükanud. Aga sa lõpuks leiad selle tunde ennast üles, et jah, ma teadvustan selle ära ja ma tahangi teha ja ma teengi rõõmuga neid asju, siis keskendudki rohkem ühele asjale ja siis need teised jäävadki nii-öelda teisejärgulisemaks. Ja siis ongi valiku küsimuseni, mida sa tahad. Kas tahad teha, kas sa tahad neid asju hoida või sa ei taha neid asju hoida. Et mine tea, äkki ühel päeval panen müüki nad ja siis neid noori õpilasi on küll seal Viljandi Kultuuriakadeemiast, kes peale tulevad nende metalli eriala pealt, et võib-olla siis keegi tahab, siis müün oma asjakesed maha. Niimoodi, sest ega ma ei usu, et ma nüüd vanast peast nii väga hakkan seal luubiga ja messama ja põletite ja värkidega, aga iial ei tea. Vot nii, et ega siin midagi. Soovin teile kõik ilusat jälle õhtu käes, ilus õhtu. Niimoodi ja näeme jälle, tuleb jälle teema ja siis jälle teen uue saatekese ja kellele meeldib, pange siis sinna like ja kui tahate, siis tellige, et siis tulevad teile meeldetuletused, kui uued saated tulevad ja ega ma siin nüüd mingisuguseid selliseid loenguid ei hakka kindlasti tegema, nii nagu paljud teevad neid loenguid ja sealt on nii palju infot, mida kuulata, et kui isegi mul keegi kommenteeris siin selle samase saate alla, et nii madal, kuidas ta ütles, kirjutas niimoodi, et nii madala energiaga info või mida, väga lühike ütlemine oli ja siis ma mõtlesin, et mis ma talle vastu kirjutan, samas mõtlesin, et ma ei pea üldse talle kirjutama vastu ja siis numbrite keele Merike ütles niikuinii, et te võite ükskõik mis kirjutada siia alla mingi jama, et ma nagunii kustutan ära. Ja mul tuli see meelde, kustutasin ära ja siis ma pärast mõtlesin, et issand, kohe ma ära kustutasin, ma oleks võinud talle ju vastu kirjutada, et kust kanali pealt ma siis teie kõrgesageduslikku infot saan kuulata, et päris huviga kohe kuulaks. Ja siis mõtlesin, et las ta olla, et igalühele oma ja mõtlen ka niimoodi, et minu kanal on minu nägu ja teen seda nii nagu mul see tunne tuleb ja põhiline on see, et ma teen seda rõõmuga ja kellele see meeldib, see vaatab, kuulab, kellele ei meeldi, alati on ju sulgemise nupp olemas ju, et pole midagi. Ja, et ei ole vaja hakata mudaga pilduma üksteist, et see on mõttetu teema, sellepärast, et see näitab juba ka selle nii-öelda selle mudaga pilduja kohta, et tal on midagi paigast ära, et ta on ju kuidagi kas siis kibestunud või on ära panemise soovid, et eks neid ärapanijaid on ikka elus olnud, et ma võib-olla toon teile kunagi siin ühe näite, kuidas selle selgeltnägijate tuleproovi ajal, saate ajal siis üritati ära panna mul nii-öelda. Et aga siis ma ei käinud selliste lehtede pealgi ma ei vaadanud neid, ei foorumeid ega midagi, et ma ei lugenud, sest väga targalt juba ammu keegi ütles niimoodi, et ajakirjanduses, ma olin fotograaf ka mingi ajal ajakirjanduses ja siis öeldi ka niimoodi, et neid kommentaare pole üldse mõtet lugeda, et ei ole mõtet ennast närvi ajada nende kommentaaridega ja et seal on täitsa ka osad ongi pandud selleks üles tõmbamiseks neid selliseid küsimusi sinna või niimoodi sisse torkama mingisuguseid asju, et tuleks, et saaks action'it, saaks teemat,
ja siis samas ei ole mõtet, kui sa tead ju, et provotseerija on energiavampiir ja ta tahab sinu energiat kätte saada ja ta ei saa ju seda muud moodi, ta ei saa ju seda tähelepanu muud moodi, kui läbi selle, kas siis selle kommentaari, kirja, terve net on igasugu kommentaare alati täis, noh, kui ma teiste lehekülgi vahest vaatan, tulen ikka ju hästi lahedalt, mulle meeldib väga lugeda Urve Pirkavsi lehekülge ja Aleksis Varnumit ja nad nii ilusasti ja põhjalikult kirjutavad seal ja ma olen mõelnud ka niimoodi, et noh, mul ei ole mõtet neid samasid asju kirjutada ega rääkida, sellepärast et see point ei ole selles, et sa räägid sama tarka juttu, et sa kopeerid kedagi. Point on see, et igaüks räägib enda moodi, mina räägin oma sellist oma lihtsusega ja jõuan nende inimesteni, kelleni on vaja jõuda ja ma väga nende lehti loen ja siis, kui ma vahest märkan, no nüüd ei ole ka olnud nende lehtede pealt ka selliseid sapiseid kommentaare, aga ja mingi aeg oli ja siis isegi kõrvalt, kui sa vaatad seda asja, kõrvalt loed, siis noh, täitsa, tead, selle kurb on lugeda, sellepärast et me ju kõik tahame ju hoolt ja armastust, me ju kõik vajame armastust ja hoidmist ja mõistmist ja siis, aga kui isegi need, kes vajavad seda hoidmist ja armastust, iga muu hetk elus siis üritavad kuskil kellelegi ära panna, kes on kas targem või noh, lihtsalt noh, nende arust võib-olla ka loll, on ju. Et see on, noh, see ei aita ju neid inimesi mitte kuidagi moodi. Ja kahjuks tõmbab ka maha nende inimeste tahte inspiratsiooni, kes tahavad pakkuda ja tahavad aidata. Aga mina ütleks küll selle peale niimoodi, et teate, mõelge selle peale alati, et täpselt nii nõme, nagu see inimene on, täpselt nii nõmedalt kirjutabki, sellepärast, et ta ei oskagi teistmoodi kirjutada. Aga alati on ju võimalus kirjutada, et kui sulle ei meeldi, okidoki, ei meeldi, on ju, kas sa ei pea teisi maha tegema. Ja alati hea sõna mõjub. Et mõned tuttavad mul on öelnud, et kui nende selle alla on kirjutatud midagi siis sellist nõmedat või halba, siis on pannud ise sinna südamemärgi ja tänanud. Noh, et siis on see inimene siis mõtleb, et noh, et mis mõttes. Võib-olla hakkab häbi, võib-olla hakkab südametunnistus tööle, aga tavaliselt ei ole mõtet enda energiat üldse nende peale raisata, sest kui sa enda tähelepanu sinna ei suuna, siis sa enda energiaga seda inimest ei toida. Ja sissesõitjad on alati vampiirinimesed, alati. Ja samas on niimoodi, et ka nendel on see vampiirlus tulnud millegist ja tavaliselt on see helluse, armastuse puudus. Nii et ütleks selle samuse väikse videokese lõpuks siin niimoodi, et märkake rohkem, hoolige rohkem, armastage rohkem, sellepärast, et mida te annate välja, seda se saate ka ju vastu. Et lihtne külgetõmbeseadus. Ja kui näiteks ühe korra proovite ja te saate nii-öelda pikipiilumist, on ju, siis ei ole mõtet, oi näe, see ei töötanud, on ju. Töötab. See lihtsalt, see võtab lihtsalt natukene aega ja see, noh, isegi kui see tundub, et ta ei tööta, siis tegelikult töötab. Sest oleneb ka kõik, kui katkine see teine inimene on. Aga kui see ei sobi sinu energiaga, sinu sagedusega, ja mulle kirjutati, et ma olen nii madala sagedusega juttu, et kui see ei haaku sinu sagedusega, mõtled ka niimoodi, et see ei ole sinu probleem, see on tema probleem. Ja mõttes lihtsalt, saadad ära ja kogu lugu. Et ei toida seda mõtet oma energiaga. Ja mõtled kohe positiivse mõtte peale, sest ma olen vaadanud ka, et nii armas, ma olen nii vähe aega teinud, ma olen 6 saadet, see on 7. saade, see on nii armas, see on jälle tähenduslik, et nii kaua, kui ma neid lugeda jõuan, loomulikult ma natukene loen ja meelde ja mitmes saade on. Ja mõtled ka, et see 7 ja see vaimsus hingli energia ja palun teile kõikidele kõrgemat kaitset. Ja ma olen kunagi vist isegi kuskil ütlenud, et väiksest peale alati olen öelnud neid lauseid endale, palun kõrgemat kosmilist kaitset. Ja teate, korrakegi seda nagu mantrat. Et jah, iga päev tuleb meelde jälle või kuskile lähete, jälle kordate enda jaoks. Kordate 1, 2, 3 korda
ja ongi alati on inglikaitse olemas ja muutume ise ja muutub maailm meie ümber ja nii lihtne ongi. Nii et ilusat armastust täis muutumist teile. Okei, tšau!